Volvo. Ma ei oska öelda, kas see on nüüd uus projekt või see on lihtsalt tööloom, mis hakkab kergendama raha teenida. Põhimõtteliselt ei oska öelda, et see oli minu mingi oodatud ost. See lihtsalt juhtus nii, et ma seda ostsin. Ja see on esimene video, kuid tehnilisel rikkedel põhjusel ja minu eksimuse pärast see on nagu filminud juba mingi paar nädalat pärast. Okei, ostsin teda väikse avariiga. See kohe kuskil tulevad need pildid, missugune ta oli. Ja siis, missugune ta nüüd sai. Teine tuli, klaas, xenon, stiib. See oli vahetatud selleks, et meil oleks võimalust veel sõita nädal aega. Või mitte nädal aega, kuu aega, sest ma tegin seda. Teises videos te näete, kuidas see vahetus käib, mis oli vaja lammutada, mis oli vaja teha selleks, et ta oleks nii-öelda terve. Ja ma olin eelnevalt teadlik, et roolilaik on väga. Sellest me vaatame ka proovisõidu jooksul, kuidas ta käitub ringide peal. Täna filmimiseks oli tõestud 3 euri peale ja tundub nagu päris ilusat see. Ühesõnaga, mis kõige rohkem paneeris selle auto puhul, see, et tal on väga suur pagasnik. Sinna varuga mahub kõik. Meil on kärukoht ja see poes kaaba vedamiseks on päris korralik. Volvo inseneride tehtud eeltöö. Juba sai valus. Aga okei, vaatame siis seespool ja räägime paremini, sest selleks, et filmida me ootasime hea ilma ja nüüd filmime kehva ilmaga. Ehk siis, mida ma ei tahtnud tunnistada, aga juhtus see, et see auto on põhimõtteliselt väga hästi sobib minu tingimustele. Seega ka juhtus nii, ma käisin talle järgi, tõin, panin kokku ja siis nüüd sõidan. Natukene lugu sellest, kuidas see otsus tuli üldse ja kuidas ma selle auto leidsin, ostsin. Mina tahtsin Audi 100 või A6 C4 kere, 2,5 diisel, manuaalkäigukast, ideaalis quattro, aga sobiks ka esivedu. Nagu TikTokis ma juba sellest rääkisin, kusjuures TikTok alecontrol.ee, seal ma natukene räägin oma elust natukene rohkem, natukene midagi varem, te näete seal, kui on huvitav. Siis miks mitte. Käisin, vaatasin mingi 4 C4 kere, et hinna ja kvaliteedi ja lõpptulemuse värk on kas või liiga laes või siis liiga kehvad autod. Ja mul oli ennem juba tutva käest pakutud see auto. Mina lükkasin seda variandi edasi paar korda, et nagu mul ei tahtnud. No ei olnud soovi Volvot. Aga siis, kui ma juba vaatasin viimast seda A4, A6, siis ma juba mõtlesin, et okei, kaalutame selle Volvo variandi. Ja nüüd ta on minu oma. Ühesõnaga, auto oli avariiga, seisnud ilma ülevaatuseta ja oli defektne vasak esitiib ja vasak esituuli. Hui! Seega... roolilaik. Praegu normaalselt. Ühesõnaga, kui rohkem ringi peal kurvi võtab, siis
siis ta hakkab nagu automaatne roolmine, vot nii teha. Päris naljakas, aga las ta olla. Ühesõnaga, käisin, vaatasin, normaalne. Maksin raha ära, hakkasin tagasi sõitma. Ja mulle meeldis, et on päris vaikne. Ja teoreetiliselt peab olema suurt väike küttekulu oma nagu suuruste järgi. Okei, mingi pisikese golfiga, pologa kindlasti võib ökonoomsem sõita, aga ei taha. Nagu see, et kui ma pean kontrolli puhul käima Tallinnas, Pärnus, Narvas, kus iganes, oleks vaja ka see, et ma sõidaks mugavalt. Ma ei tuleks nagu mingi tooliga. Ja nüüd, mis mulle tekitab positiivseid emotsioone, kui me vaatame, et see on päris aeglane auto. Positiivne Aisin kast. Väga hea. Aastatega on näitanud, et Aisin on suht hea kast. Selle kohta küsimusi ei ole. 2.4 rida 5 mootor. Ja palju kilovatti on vaja osta? Muidugi, 120. Seal kapoti all on see mootor. Suur pakasnik, kus ei ole gaasipallooni. See on ka see moment, mida mul reaalselt oli vaja. Sest koera kong, ostud nagu tihti on vaja midagi vedada, kas mingi stange, tiib, latt, ei oska öelda, mis tulevikus ootab. Kärukongs ka on muidugi väga hea, seda saab kasutada. Xenon tuled. Ilmselgelt me paneme sinna LED-lampid, muidugi. Ilma selleta me kuskile ei lähe, seda ma teen igal autol. Ja vaatame, kumb valgustab paremini, kas siis nende tehase Xenon, mis on reaalselt selle ajal, 2003 aasta väljalaske auto, suht hea, väga hea. Kaugtuli, halogeen, lööb väga kaugele, suurepärane, rootslased, tublid, väga hea. Auto on igav, aga ta on turvaline, ta on ökonoomne. Idee poolest ma väga loodan, et ta veel ei hakka katki minema kogu aeg. Kuigi meie jaoks see on content ja sisu loomine, aga no väga palju raha raisata ei taha. Siis mind ootas päris hea muusikasüsteem. Ta mängib CD-plaade praegu Changerist. Selle kohta tuleb ka eraldi video. Bluetooth, kõned ja muusika. Integreerime seda siia. Siis istmed. Istmed mulle väga meeldisid. See on parem kui Roodi istme. Kui me maanteest räägime. Ilmselgelt linnas ei ole väga põnev temaga sõita, aga maanteel põhimõtteliselt täielik relaks. Ma ei ole, eile käisin Pärnus, ei ole väsinud absoluutselt. Täitsa chill grill. Siis ülevaatusel öeldi, et ta ei saa aru, kas rooli otsas on lõtk või ei ole, sest rooli latis on nii suur lõtk, ma ütlesin, jah, tegeleme sellega. Mul oli puhtalt vaja see, et nad ütleseks mulle, et okei, vend, sa saad kuu aega sõida. Mul on lihtsalt seda vaja. Ja nüüd meil on veel 2 nädalat vist selleks, et seda kõik teha paremaks. Rooli otsad on juba tellitud. Rooli lati ma saan teisipäeval. Loodan, järgmise nädala lõpuks on rooli latt külles. Loot on väga suur sõna, aga on võimalik, et see isegi juhtub. Siis on tellitud hoolduskit, 4 filtrid, õli, enda jaoks teeme, seega peab olema kõik korras. Mis veel tehniliselt võiks teha? Üle vaadata kõik mootoripadjad, sest mootor seal mootoriruumis hüppab nagu, ma ei tea, nagu pliiats topsis või kruusis. Ta päris seal, no ma käega teda saan raputada. Ja hetkel ei tea. Seda peab värvima, seda peab värvima, seda peab värvima. Istmeid peab keemilisse lasta. Ühesõnaga plaanid on suured.
et lihtsalt teha seda autot mugavaks enda sõitmiseks. Ilmselgelt ta lähiajal ei satu müüki. Ja lihtsalt, mis me teeme uroodiga, aga ma panin ta müüki. Temaga veel teen 2-3 videot ja vist kõik. Aga aitäh teile, kes vaatas. Kui keegi veel paneb kommentaari, siis topeltanud ja näeme teises videos. See, kuidas ma vahetasin esitiiba, mis ma seal sees tegin selleks, et ta ei roostetaks, tuleb mingi paari päeva jooksul veel üks video selle auto kohta. Ja siis hakkame filmima kõik, mis ma siin teen. Okei, nägemist!